Tervist sõbrad! Täna oleme Valgas. Valga on ajalooliselt väga põnev koht olnud triatloni korraldamiseks. Margus Lepik alustas siin 18 aastat tagasi esimese triatloni korraldamisega, seda vahetult pärast Pedeli siis Paisjärve renoveerimist. Ja nüüd me oleme tagasi. Mis kõige põnevam, kui ajapikku oleme Valga triatloni suuremaks kasvamisel liikunud nii-öelda siis suurematele aladele selle korraldamisega, siis sel aastal me oleme tagasi originaalses kohas. Mitte sellepärast, et meil vähe rahvast on, vaid sellepärast, et väga palju vihma on olnud vahepeal. Et korraldustiimil on korralik väljakutse olnud, kuidas siis uutes oludes need võistlused ära korraldada. Ja meie kamp on ilusti plaanid ära teinud, pealikud Elis ja Marin on siis leidnud lahendused ja siin me nüüd oleme. Võistluspäeva eelsel päeval üles ehitamas ja valmistamas ette siis Valga triatlonit 2025. Meil tegelikult on nagu sihuke hea traditsioon. Kuna me siin kõik oleme kõvad tööinimesed, töömesilased nagu näha on, siis me peame ka palju sööma. Ja Valgast Tartust Valka tulles jääb ette teadugi mis rõngupagarid. Mitte, et nad meid toetaks, nad muidugi hakkavad meid varsti toetama, aga me ikkagi teeme seal alati peatusse traditsiooniliselt, kui me tuleme siia. Ja siis on lisaks rõngupagaritele, mida me kohe lähme võtame väiksed saiaksed, on siin head abilised teinud meile kooki ja teed ja kõike muud. Nii et üks korralik töö ja sinna juurde käib korralik pirukasöömine ka. Aga lähme võtame, toome pirukad ära ja siis vaatame, mis siit saab. Kui pärast võite kommentaarides kuskil arvata, et mitu pirukat on ja siis järgmisena, kui kiiresti need ära süüakse. Marten, pirukad tulid. Ja võib-olla jääb niisugune mulje, et me tulime piknikule siia, sest ümberringi ju keegi tööd ei tee, aga ma arvan, et üks korralik tööpäev peabki hakkama hea söögiga, on ju? Täpselt. Aga hästi, siin on siis lihapirukad ja kaneelisaiakesed. Kuidas siis saiake maitseb ka? Väga hea on. Hommiku kõige tähtsam osa, kaneelisaiak. Kõige parem üldse. Ja. Nüüd on energiat tööd teha. Ja. Sa kujutad ette, kui palju häid inimesi ja ettevõtted on? 3 päeva tagasi helistasin Genekas 24.ee meestele. Ütlesin, et meil on Valgas triatlon ja terve hooaeg ikkagi generaatorid tarvis. Ja näed, eile käisid meie inimesed järgi ja seal nad on. Generaatorid platsis, surts on olemas ja sündmus võib alata. Lähe vaatame üle. Rõis, kuule, mis generaator see on siuke? Välismaa oma. Ja mis siit elektrit saama hakkab? Ma kardan, et see on vahelduv pool. No vahelduv pool kindlasti, seda enne kõike. Aga see on meil siis registratuuri ja töötustuse jaoks, eks ole? Just. Autosustamine ka. Autostamine ka. Heli ka. Ühesõnaga, mürtsu saab selle elektriga ja selle Genekaga päris palju. Ja, Genekas ise ka mürtsub kindlasti. Ja meil on veel käru peal veel üks, on ju. Ja see läheb siis finišialasse meil, eks? Just. Põhimõtteliselt me saame sündmus ära teha oma nii-öelda generaatorite asjadega, et ei pea riigi elektrit kasutama. Narvaga ei pea ühenduses olema. Ja, super. Et siin tuli võistluskeskuse asukohta muuta, et mis sellega juhtus? Ja, käisime reedel Valgas, alasid üle vaatamas, vahetult enne jaanipäeva ja saime aru, et need platsid, mida me oleme aastaid juba kasutanud, ei tööta ja kogu võistluskeskus, vahetusala, kõik tuleb ümber tõsta, rajad tuleb ümber teha. Et meil oli Mariniga väga tore jaanipäev, me tegime tore jaanipäeva tööd ja mõtlesime uusi plaane välja, aga ma arvan, et meil on täna päris hea plaan ja ma usun, et võistluse kvaliteet ei kannata sellest, et me pidime üle öö platsid ringi tõsta. Siis stardikaare ülespanek on kõige keerulisem või? See on pühalik hetk, kui stardikaart ei ole, siis vaata startiga ei ole. Aga see kuidagi on kujunenud niimoodi, et meil siin on vaja kambaga teha.
ta nagu omab omavahel väljakutseid tuulega, aga vaatame, äkki jääb püsima. Meil lausa 2 stardikaart, et peasponsor selle ehitus on nagu värav ja siis vee pealt vaadates on valget nagu parem näha, siis on sellepärast see ettepoole pandud. Värska vee oma. Aga vaatame, kohe on tõe hetk, läheme selle püsti ja vaatame, mis nägu ta on. Nii. Kuidas siis veetemperatuur võrreldes Paidega on? Vaatame. Soojendame veel natukene, kui mõõtme julgeme minna. Varsti teeme mõõtmisega ära, kõigepealt oleme paadiga käima saanud. Okei. Mille ehitamine siin hetkel käib siis? Tuleb finissi sirge, Kaspar on lihtsalt ilus. See on finish. Siin saavad nad medali, siin. Siis nad saavad juua ja rohkem nad ei saa. Tagris peaks nad minema. Nad iga kaua siia mõõdutama. Kas kõik on hetkel plaanipäraselt läinud? Jaa. Tööd jagub? Tööd jagub, mulle tundub, et me oleme jälle nii kiired, et me peame seda ootama hakkama, kuni vahetus või siis 3 korda midagi üles panema? Jah, ma arvan, et peame vahepeal maha võtma asju, et siis aega sisustada. Mis siis veetemperatuur näitas? 16,1 on veetemperatuur, mis tähendab hetkeseisuga on kõik korras. Igal juhul võiksid homme peaaegu kõik stardid võib-olla veel täpselt toimuda, aga eks kõik selgub homme hommikul. Mis see miinimum olla muidu võib? 15,9 on, siis lapsed ja noored ei saaks ujuda, aga eks vaatame just. Mis plaan siis nüüd on? Plaan on minna rattarada ehitama, esmalt lähme võtame mõned aiad, et kui pikk enam meil kinni pannakse, siis tõstetakse aiad ette, et autod ei pääseks rajale. Lähme auto peale ja vaatame, kuidas see hallib kõik. Siit sellest punktist peaks siis hakkama rada nagu jooksma. See teelõik läheb kõik kinni, me oleme siia statõli juurde panema ka nüüd. Vaadata seda, et kui ratturid sealt poolt tulevad, kui me tahame, et nad sinna poole ära keeras, võtame ühe noole märgi ja kinnitame posti külge. Kas rada on iga aasta sama või muutub või kuidas sellega on? Valga rattarada on eelnevate kordadega kogu aeg sama olnud, oleks pidanud ka see aasta olema, kui ei oleks meie vahetusala, mis me kudama kasutab oleme, ei oleks vee all. Tänu sellele siis selle aasta rada on natukene muudetud. Peale võistlust kiiresti kokku saada, siis alati nooled panna 2 poole teed, et siis korraga nad ära korjata. See on kogemusega tulnud, et aiad me veame täna paika ja siis homme, kui võistlused hakkavad, siis enne hommiku teeme tiiru, kontrollime, et kõik oleks korras ja peale seda siis võtame ja kui võistlus pihta hakkab, siis sõidame uuesti raja läbi ja tõstame aiad ette sinna, kus vaja. Sõitsime liiga kaugele. Olemas on ka väike selline raamat, kus on siis välja toodud, kuhu tuleb panna koonuseid, märke. Aga nüüd me olemegi tagasi pöördud punktis juba. Sõbrad, mul on teile uudis, et teie ees on meie ajaloo kõige pikem vahetusala. 182,5 meetrit. Meil on mitte kunagi nii pikka vahetusala ehitanud. Ja sellepärast, et teised pool on vahetusala samasugune nagu see siin. Me tavaliselt muruplatsil oleme ja seal on põlvini vesi.
head Valga linna juhid on lubanud meil kasutada seda uhket teed, mis kohalike elanike jaoks on niisugune oluline ligipääs, aga vast saame hakkama. Kuidas tänane päev läinud on? Peaaegu töiselt. Siis on hästi. Jõudu jaksu. Jätkub ikka tööd või? Tööd jätkub, ega see tuul ka nagu väga just tööd kergemaks ei tee. Droonikaadreid saaks imelisi selle tuulega. No juba tegin. Et vahepeal oli väike plaanide muudatus, et kui meil alguses oli trackid kõik ühes reas, siis selgus, et tegelikult jääb ruumi ikkagi liiga väheseks ja peame natuke plaane ringi tegema. Nii et panime nüüd trackid 2 ritta. Tuleb küll sõita Tartusse torude järgi, sest torusid jääb puudu, aga ma arvan, et tegelikult on päris hästi, et ei ole see muudatus, et me pidime kolima ühe platsi pealt teise peale, meid ikkagi algu alt tõmbanud, et saame hakkama ja teeme ära. Homme tuleb väga lahe päev. Meie ülesehitus Valga triatloniks sel korral täiesti teistmoodi on valmis. Me oleme siis laupäeva õhtus, kell hakkab 7 saama, 7 on õhtusöök. Ja nagu näete, siis registratuur Pärsmaa originaaltelkides. Siis Expola on meil siin kõrval, meil on tõesti tore näha, et Enervit ja mõned klubid on ka välja tulnud ja Nix on meil kohal. Ja kõige olulisem aunõustamine. Autotein on olemas, poodiumid on olemas, oleme ilusti valmis, heli on valmis ja rajad ka enam-vähem. Ootame veel viimaseid juppe, mis Tartust tookse, vahetusala räkid. See oli natuke ümber vaja teha, sest meil on teadupärast vahetusala tänava peal ja see tekitas omajagu niisuguseid erinevaid mõtteid koha peal, kuna me ei olnud seda ennem läbi mänginud ja koha peal nägime, et on paremaid lahendusi, selleks oli vaja siis vahetusel räkke tuua ja Raiko läks sinna järgi ja me oleme homseks valmis. Nii et näeme homme. Ja Tisu. Ja Tisu, tule sööma. Vahepeal ära käib. Sealt siin pakutakse ka. Meil on kõike, vaata, meil on kana, meil on muffineid, praemuna on, kooki on, salatit on. Rootsi laud. Snäkke peaks tegema, keegi neil käia, ma loodan. Tere, käes on pühapäev ja me oleme jõudnud Valkas, sest kell 10 on juba esimene start ning sportlased juba kogunevad ja loodame ka, et ilm läheb paremaks. Tere hommikust! Tere hommikust! Kuidas läheb? Suurepäraselt! Kas kõik on valmis? Jaa, ma olen head abilised, kõik teevad ise valmis. Kõik tehakse valmis. Tegelikult on inimestel jube vedanud. Eile arutasime õhtul ka, et ammu pole nii olnud, et tuled võistluskeskusesse, inimesed ütlevad, mis tegema ei olegi kõik teha, siis kõik ära tehtud. Ilmselt on pealikud head, vaata minu mõttes pealikud, kes võiks nõu küsida, et kuidas nad nii hästi oskavad. Kas veetemperatuur on ka teada? Ei ole, see tuleb täpselt 16 minutit pärast. No, selge. Seda ootab, ma arvan, kogu rahvas, kogu Eesti rahvas ootab veetemperatuuri. Kas finiš on valmis võistlejaid vastu võtma? Finiši liidu peab milleks leidma veel. Kuidas müük edeneb? Hästi, võiks paremini alati. Mis siis top toode on? Särgid, kuna särgid on odavad, ainult 5 eurot. Aga te olete maru rahulikult siin, et kas kõik läheb plaanipäraselt? Jaa. Selles suhtes on plaanid on nii hästi tehtud, et saab ainult plaanipärast pida. Super. Kõigeks valmis. Kõik on kontrolli all. Loodame, et õhtuni välja. Jah, hästi. Ma võis mures.
sest me ei tellinud endale tantsivaid kaari, aga need kaared tantsivad. No aga väga ilus, las tantsivad. Need tantsivad ujumispoid on meil olemas, erinevad asjad. 3 starti on tehtud, kuidas need on läinud? Väga rahul. Meil on hea kamp, peavapterid tegi hea otsuse esimese stardi puhul, kus siis nooremad ei saanud vette ja vanemad said vette, kõik sujus ilusti. Ja praegu on täitsa ilusti, ilma muredeta, ainult rõõmsam. Ja oleme siin otse ujumisrajal. Oota, teeme kaamera puhtaks. Opa! Ja kes kardab, et on nagu ebaturvaline või siis ei pea kartma. Vaadake, vettel päästjad on igal pool ja mingit ohtu ei ole. Kui läheb raskeks, tõstaks käe, sinu juurde tullakse ja sind aidatakse. Kuidas päev läks? Suurepäraselt, võistlejad olid väga tublid. Jah, oli. Võistlejad teadsid täpselt, mida teha. Super. Siis on nii hea korraldada. Ei juhtunud midagi hullu. Kõik oli väga super. No nii, ja tänane võistluspäev hakkabki varsti lõppema. Ootame veel viimaseid võistlejaid, et saaksime alustada autasustamisega. Aga enne kui me alustame, pilume natuke, mis on siin koti sees. Esmalt on meil siis siin Tartu Milli kott on ju ja vaatame, mis siin siis on. Tartu Mill on siis meile andnud sidruunikeeksiks pulbrit, siis 1 paki makarone ja muidugi 1 pudeli oliiviõli. Samuti ei puudu ka värskavett ja muidugi meil on imelised vihmavarjud ja medalid. Võta 1 sõnaga kokku Valga triatlon. Tuuline, emotsioonirohke, ajalooline. Tuuline. Hektiline. Valga. Vinge. Vägev. Tuuline. Suurepärane. Oh, jumal. Mega vinge. Enneolematu. Palju üllatusi, 2 sõna oli. Ma olen siin 19 korda me siin korraldame ja seekord on midagi hoopis teistmoodi. No nii, nagu nipsti, vanajumal on meiega, kell on 8, plats on peaaegu koos ja tänaseks võime otsad kokku tõmmata. Meil on suurepärane tiim, sest esimest korda selle 10 aasta jooksul me korraldame. Ma käin platsi peal ringi ja inimesed, miks meid nii palju on, meil kõik asjad tehtud. Nii et suur tänu teile, head sõbrad ja head vaatajad. Me näeme juba Viljandis 13. juuni. Kohtumisele!